See on pizdet. Siil oli gaas, see on täielik pask. Vladimir Putinil saab ametlikult aeg otsa ja ta põgeneb meeleheitlikult Hiinasse, et paluda abi oma suurelt vennalt Xi Jinpingilt. Nagu näete, kui Vene sõjavägi kannatab katastroofilisi kaotusi ja kaotab jõhkralt positsioone rindel, on sõda Kremlile täielikult näkku plahvatanud. Aga Putini jaoks pole see isegi kõige hullem uudis. Ülim alandus toimub otseülekandes televisioonis. Nad on hirmul oma pealinna vastu suunatud massiivsete, enneolematute droonirünnakute pärast. Kremlile kõige lojaalsemad propagandistid pöörduvad nüüd ametlikult Vene valitsuse vastu. Nad paanitsevad avalikult ja pilkavad sõjaväe meeleheitlikke valesid avalikkusele. Oma impeeriumi kokkuvarisemist silme ees nähes tormab nurka surutud Putin praegu Pekingisse, et paluda viimasel hetkel päästerõndast. Niisiis, räägime sellest kõigest, alustades loomulikult sellest, kuidas Vene sõdureid rindel tagasi surutakse. Ukraina on lõpuks hakanud maad võitma. Vaadake graafikut oma ekraanil. See näitab Venemaa territoriaalseid saavutusi, mida Putin on suutnud sellest sissetungist alates saavutada. Kõik, mis on punane, näitab Venemaa edasiliikumist ja kõik, mis on hall, näitab Venemaa taganemist. Ehk siis negatiivsed Venemaa saavutused. Viimati kaotas Venemaa territooriumi 2022 aastal, kui Ukraina vastupealetung oli käimas. Ja sel aastal juhtub see jälle. Kohe pärast Venemaa suvist pealetungi, mis tegelikult suurt midagi ei saavutanud. Ja nüüd, hoolimata sellest, et Vene kaotused on rekordiliselt suured, surutakse Venemaad tagasi. Majandusteadlased ennustavad, et umbes 500 000 Vene sõdurit on hukkunud, ning kogu kaotused, sealhulgas haavatud, ulatuvad kuni 1,5 miljonini. See tähendab, et umbes 3% Venemaa sõjaeelsest meessoost elanikkonnast on selles sõjas hukkunud või haavata saanud. Ja tänu Ukraina drooni innovatsioonidele on Ukraina sel aastal suutnud territooriumi tagasi vallutada. Selle analüüsi kohaselt on Ukraina tagasi vallutanud umbes 189 ruutkilomeetrit. See pole küll suur tagasivõit, kuid fakt on see, et Venemaa kaotab iga kuu 30 000 kuni 40 000 sõdurit. Ja hoolimata sellest surutakse neid tagasi. Mitte palju, aga neid surutakse tagasi, samal ajal kui nad kannavad ränki kaotusi. Tegelikult avaldasid ukrainlased alles eile video, mis näitas, kuidas Ukraina raketirünnak Venemaa relvajõudude Ahmati eripataljoni asukohale tappis 60 sissetungijat. Üks löök, 60 inimest kadunud. See on kindlasti suur hoop. Ja nagu sellest veel vähe oleks, tulistavad Vene õhutõrjejõud nüüd rindel alla oma enda koptereid. See on uudis, mis tuleb Vene sõjakorrespondentidelt, nagu te oma ekraanilt näete. Nad üritasid tabada Ukraina droone, aga ma arvan, et nad ajasid ühe oma kopteri drooniga segamini. See on viga, mida Venemaa on ka varem veinud. Kas te mäletate 25. detsembri 2024, kui Venemaa tulistas kogemata alla Aserbaidžaani reisilennuki, tappes kõik pardal olnud inimesed? Vladimir Putin pidi selle heastamiseks läbi tegema alandava rituaali. Ta pidi minema Aserbaidžaani ja vabandama Aserbaidžaani presidendi ees kaamerate ees nende vigade pärast, mida Venemaa teeb. Kahjuks ei pea Vladimir Putin Venemaa sõjaväelastest ja kodanikest nii palju lugu. Seega ma kahtlen, et nad saavad selle eest vabandust. Aga kui oled välismaalane, siis on võimalus, et saad selle. Eile rääkisime sellest, kuidas Moskva sai selle sõja ühe suurima rünnaku osaliseks. See oli nii suur, et linn pole midagi sellist mastaabi poolest näinud teisest maailmasõjast saadik. Aga tead mis? Kremli televisioonil ei lubatud sellest teatada, sest Venemaal vaatab liiga palju inimesi televiisorit. Seega peab Putin selle info varjatuna hoidma. Ajalehtede puhul see nii ei ole. Ajalehtedel on Venemaal tavaliselt veidi rohkem vabadust kui televisioonil. Ja jällegi, see ei tähenda, et nad võivad öelda mida iganes, kuid nad kritiseerivad valitsust tõenäolisemalt kui näiteks teleuudiste kanal või mõni vestlussaate kanal. Vaata, mida ajalehed pärast seda suurt rünnakut kirjutasid. Tere hommikust Moskvast kõigile. On esmaspäev, 18. mai ja täna hommikul arutavad Vene ajalehed selle nädalavahetuse ulatuslikku Ukraina droonirünnakut Venemaa vastu. Vene valitsuse ajaleht Rossijskaja Gazeta kirjutab. Esimest korda tulistasid Vene õhutõrjejõud 24 tunni jooksul alla üle 1000 Ukraina drooni. Kommerssant, Vene regioonid sattusid ühe suurima Ukraina õhurünnaku alla. Komsomolskaja Pravda pealkiri räägib Ukraina armee jultunud rünnakust Moskva piirkonnale. Seel Moskovski Komsomoli andmetel tulistati alla üle 130 drooni. Elumajad ja taristu said kannatada. Oli hukkunuid.
ajalehes on mõned fotod kahjustustest, näiteks üks korterelamu Krasnogorskis Moskva äärel, mida tabas droon. See maja Narofominski rajoonis. Sõjaline analüütik soovitab rünnata vaenlase territooriumi, selle baase, lennuvälju, sõjatööstuse asukohti, sealhulgas välismaal ning stardi- ja ladustamisalasid. Mida täpsemat teavet me saame selle kohta, kuidas droone Ukrainasse tuuakse, kust neid maha laaditakse, hoitakse ja kust neid välja lastakse, seda sagedamini saame nende kohtade vastu ennetusrünnakuid korraldada ja seda harvemini tabavad droonid meie territooriumi. Tänane pealkiri ajalehes Izvestia kajastab üldist tunnet, et sellele konfliktile ei paista lõppu tulevat. Tunnel lõpus on pime. Poliitikateadlane ütleb ajalehele, et rahumeelne lahendus ei ole Kiievi režiimi huvides. Seetõttu sünnib igasugune rahulepe tõenäoliselt alles siis, kui Vene armee saavutab edu ja täidetakse erisõjalise operatsiooni sõjalised ülesanded. Venemaa soovib rindel edusamme teha, et peatada Ukraina rünnakud, mis toimuvad Moskvas. Tegelikult nad kaotavad positsioone. Ja lubage mul anda Putinile mõned nõuanded. Kui ta tahab, et rünnakud lõppeksid, võib ta lihtsalt oma väed välja viia. Kuid kahjuks ei ole see Putini jaoks valikuvõimalus. Nii et ta jätkab lihtsalt Vene kodanike tapmist. On nii naljakas näha, kuidas olukord on pöördunud. Selle sõja alguses tegid venelased Ukrainast üle nalja pärast droonirünnakute ja raketirünnakute alustamist. Need rünnakud tapsid tsiviilisikuid ja olid teemaks ka Vene telesaadetes. Me nägime, kuidas kõik need niinimetatud analüütikud tähistasid. Vaadake. See klipp, mida kohe näete, on väga lühike, 10 sekundit. Aga see on pärit detsembrist 2022. Esimene sõja-aasta, kui Ukrainal polnud veel võimalusi vastulöögiks. Vaadake, kuidas nad tähistavad tsiviilisikute tapmist. Kuulake. Nüüd samas saates, sama taustaga, räägivad peaaegu kõik samad analüütikud sellest, kui hirmul nad on. Kui hirmul on nende lapsed. Oluline on enne selle klipi vaatamist märkida, et Ukraina lapsed on seda tundnud alates sõja algusest. Ja nüüd on Venemaa äkitselt murest tsiviilisikute ja laste pärast, kes kardavad droone, sest Ukraina annab vastulöögi. Mul on tunne, et Venemaa ei saa tegelikult aru, mida sõda tähendab. Nad tahavad tõesti sõda ainult siis, kui teine pool vastu ei hakka. Kuulake seda klippi samast saatest, mida me varem vaatasime. Droonid lendavad. See on ebameeldiv, hirmutav. Minu lapsed on juba mitu kuud koridoris maganud. Koridoris ja ka garderoobis. Jah, tõesti, nii see ongi. 9 mail teab minu väike 6-aastane tütar juba kõike sõjast, meie vaprusest, kuid ta ei tea üksikasju, sest ta on veel liiga väike, et talle kõike rääkida. Ta kinnitas Georgi lindi mitte ainult endale, vaid ka oma lemmiknukule, siia rinna peale, ja küsis minult. Ema, ma tean, et me võitsime sõja fašistide vastu, aga kes on fašistid? Kas fašistid on need, kes saadavad meile droone? Ma ütlesin, jah, tütar, tubli, kui tark sa oled. Täpselt nii ongi. Õige vastus. Ma ütlesin jah, tütar. Nüüd ei ole paanikas ainult Kremli televisioon. Meil on ka Vene inimesed, Vene kodanikud, Moskva elanikud, kes samuti paanitsevad. Siinkohal tahan ma lisada ühe täpsustuse. Venemaalt tulevaid küsitlusi ei saa me usaldada. Ma olen kindel, et nende küsitlustulemuste loomisel tehakse palju võlukunsti, sest Putin on alati populaarne. Seda silmas pidades on oluline vaadata praeguseid küsitlusi, sest isegi kogu selle võlukunsti juures ei ole inimesed Venemaal üldse rahul. Vaadake seda diagrammi. See näitab, kui suur protsent Venemaa inimestest ei ole rahul võrreldes nendega, kes on rahul. Kogu selle aja, kui Venemaa majandus oli allakäigus, olid inimesed suhteliselt rahul. Sellel võib olla mitu erinevat põhjust. Üks põhjus võib olla see, et nad tegelikult ei saa teada, mis toimub ja kes on süüdi. Nad ei tea, et just Putin põhjustab kõik probleemid. Seetõttu toetavad nad sõja ajal valitsust. Aga nüüd, kui droonid jõuavad Moskvasse ja lendavad eliitrajoonidesse, kus elab Venemaa eliit, näitab isegi see võltsküsitlus, et Venemaal on rohkem rahulolematuid kui rahulolevaid inimesi. Ja see ei ole hea. Tegelikult vaata seda teist raportit. Esimest korda selle sõja jooksul hakkavad Ukraina rünnakud venelasi rohkem muretsema panema, kui rindel toimuv. Nad muretsevad rohkem droonide pärast, mis lendavad nende linna, kui selle pärast, kui palju kaotusi Venemaa rindel kannatab. See on midagi, mida pole varem juhtunud. Ja tead mis? See ei ole mingi varjatud andmestik ega salajane küsitlus, mida me vaatame. Seda küsitlust on kajastatud mõnel Venemaa suurimal telekanalil, nagu Esimene kanal, Rossija 1 ja NTV. Oluline märkus veel kord. Nad rääkisid sellest vaid umbes minuti, sest nad ei taha halbu uudiseid levitada.
Seega kajastasid nad seda kiiresti. Aga juba see, et nad sellest räägivad, näitab, kui halvaks olukord on läinud. Need on ametlikud riiklikud meediakanalid ja nad räägivad sellest, kui halvasti riik hakkama saab. Kui me läheme sotsiaalmeediasse, on olukord 10 korda hullem. Iga teine video on keegi, kes kurdab Moskvas kõlavate sireenide või pea kohal lendavate droonide üle. Vaata seda näidet. Põhimõtteliselt on see täielik jama igast küljest. See ongi kõik. Sireenid hakkasid nüüd ulguma. Tormasin majast välja, haarasin kiiresti oma kotti. Ma arvan, et hakkan vist paanikasse sattuma. Ma tegelikult värisen. Ma mõtlen. Ma olen isegi hakanud nüüd kogelema. Ausalt öeldes, ma ei tea, mida teha. Ma lähen nüüd Jelena Vassiljevna juurde. Vähemalt on seal teisel korrusel, sest siin oleme kõrges kõrghoones ja kõik on täiesti lahti. Mul on tõesti hirm. On nii lärmakas. Kogu aeg on pidev müra. Jumal küll, ausalt öeldes ma ei usu, et ma oleksin kunagi oma elus nii hirmul olnud. Ma värisen praegu täiesti üle keha. Tegelikult oli see minu koer, kes mind üles äratas. Mu koer äratas mind üles ja siis äkki hakkasid need asjad juhtuma. Ma hakkasin lihtsalt kuulma neid valjusid plahvatusi ja autode sireene. Nad lülitasid nüüd teisel pool oma sireenid sisse. Jumal küll, see on ausalt öeldes nii hirmutav. See on lihtsalt tõeliselt kohutav. Ja ärgem unustagem, need on psühholoogilised probleemid. Inimesed kardavad droone ja sireene, mis hakkavad tööle, kui droonid tulevad. Aga tegelik probleem, füüsiline probleem on see, mida need droonid tegelikult tabavad. Ja valdav enamus neist droonidest siib just neid kohti. Sõjaline infrastruktuur ja Venemaa rafineerimistööstus, Venemaa naftatööstus. Tegelikult teatas president Zelenski alles eile, et Venemaa dokumentide kohaselt on Venemaa naftatöötlemisvõimsus viimaste kuude jooksul langenud 10%. See on tohutu, sest nüüd on Venemaa naftafirmad sunnitud puurkaevud sulgema. Kõik, kes on jälginud meie Iraani sõja kajastust, teavad, kui halb olukord on. Kui naftapuurkaevud suletakse, kaotad tavaliselt osa naftast, mida muidu oleksid saanud. Ja halvimul juhul võib see tähendada, et naftat ei saagi enam üldse kätte. Nüüd, Venemaa infrastruktuur ei ole nii halb, et nad kaotaksid puurkaevu täielikult. Kuid nad kaotavad siiski osa naftatootmisvõimsusest, mis neil oleks olnud, kui sulgemist poleks toimunud. See tekitab Venemaa majandusele pikaajalist kahju. Kuulake seda avaldust president Zelenskilt. Täna varem saime põhjaliku luurearuande Venemaa majanduslike kahjude kohta, mida nad meie sanktsioonide tõttu kannatavad. Ainult viimaste kuude jooksul on nende sisemaine naftatöötlus langenud 10%. Lisaks on Venemaa naftafirmad sunnitud nüüd oma naftatootmiskaevud sulgema. See on iseenesest veelgi olulisem. Venemaa naftatootmise juhtimise põhiolemus on selline, et just sellist tulemust peavad nad kõige ebameeldivamaks. Lisaks otsesele rahalisele kaotusele nõuab Venemaa naftakaevude taaskäivitamine palju rohkem pingutust ja tehnilist tööd kui teistes riikides, kus saab tootmise väikeste turukõikumiste tõttu lihtsalt peatada. Kuid Venemaa ei saa endale seda lihtsalt lubada, sest sellise tootmistaseme kaotamine on tõeliselt valus ja keeruline väljavaade. Need probleemid on sundinud Venemaad sisuliselt rahast tühjaks jooksma. Riigieelarve on viimastel kuudel, võib-olla isegi rohkem kui aasta, olnud tohutus puudujäägis. Muidugi ei ole meil täpseid andmeid, sest Venemaalt tulevaid andmeid on raske usaldada, kui neid pole mõni teine riik kinnitanud, mis on omakorda peaaegu võimatu, sest Venemaa ei jaga mingisuguseid andmeid. Seega ei saa tegelikult väga palju hinnata. Aga nende andmete põhjal, mis välja tulevad ja mida saab usaldada, on olukord halb. Kuulake seda avaldust, mille tegi Zelenski. Rääkides Venemaa üldisest riigi tulust, siis tänu meie kõike hõlmavale survele kõigil tasanditel on nende eelarve puudujääk juba vaid 5 kuuga oluliselt suurem, kui nad olid terveks aastaks planeerinud. Putin pani muidugi sõja jaoks raha kõrvale, kuid kindlasti mitte piisavalt, et lõputult sõdida. Iga vastulöök, mille me anname, iga samm, mille teeme koos oma partneritega, iga surveavaldus, kõik see surub Venemaad sõda lõpetama. Praegu on märkimisväärne osa nende piirkondadest juba pankrotis ning Putin viib Venemaa pankrotti. Ja kõik need erinevad skeemid, mida nad raha teenimiseks välja mõtlevad, lihtsalt ei aita neid. Me näeme neid Vene skeeme, jälgime neid aktiivselt ja me lammutame need kindlasti. Sellepärast suundub Putin Hiinasse. Ta tahab paluda Xi Jinpingil käivitada või rahastada Siberia jõud 2 gaasijuhe. Moskva on üritanud seda projekti Pekingile müüa juba peaaegu 10 aastat, kuid selles suhtes on Hiina vanem vend ja nemad dikteerivad tingimusi. Nad ei taha anda Venemaale midagi, mida Venemaa tahab, kui see tähendab, et Venemaa muutub iseseisvamaks.
ja nüüd muutub Putin meeleheitlikuks. Nii et me ei tea täpselt, mida ta kavatseb Hiinale selle päästerõnga eest pakkuda. Veel üks põhjus, miks see kohtumine on nii oluline, on see, et Putin kiirustab selle kohtumisega kohe pärast seda, kui president Trump lahkus Hiinast. See polnud midagi sellist, mis oleks olnud kuid ette planeeritud nagu USA-Hiina tippkohtumine. See oli midagi, mille Putin kavandas kohe pärast Trumpi lahkumist, sest ta tahab teada saada, millest Hiina rääkis. Kas Hiina on endiselt Venemaa liitlane või kas Hiina hakkab rahu nimel survet avaldama? Sest Hiinata kukub Venemaa majandus kokku veel hullemini kui Nõukogude Liit. Ja ma arvan, et te teate, et Nõukogude Liitu enam ei ole. Nii et Venemaa ja Putini jaoks pole see hea diil.